Pinnakatete loomine ja mahuarvestus arhitektuurse mudeli peal. Sealhulgas sobib selleks ka eelprojekti mudel. Näitis on mul küll natuke hilisem staadium, aga kohe selgitan. Selleks on vajalik ruumielementide olemasolu, nii et see space on suhteliselt elementaarne asi. 99% nad on mudelis olemas, vähemalt algses mudelis. Selle tehnoloogia eelis on see, et seda saab teha varajases faasis. Tihti meil on seinaviimistluste eelarvet, kui me teeme, siis meil ongi võib-olla eelprojekti mudel. Eelprojektis mitte keegi neid seinaviimistlusi ei mudelda veel. See ongi ebamõistlikult keeruline ja kallis veel tänaste tehnoloogiatega, aga mahtu kätte saada on vaja. Siis selleks siin ühte võimalust näitan ja see on siis eelarvestajale, objektijuhile, viimistlustööde teostajale sobilik ja kasulik töövahend. See on nüüd see mudel, kus siis on olemas space elemendid, on olemas seinaelemendid, aga mida ei ole, on seinte pinnakatted. Siin on riplaed ilmselt olemas mingid põrandaosad, aga seinaviimistlusi pole. Seinaviimistlusi, miks me ei saa neid võtta lihtsalt seinamahu järgi, on see, et siin on hea näide, kui me lihtsalt seinapindala võtame, siis sein on ruumielemendist kõrgem, meil on vaja selle ruumielemendi ja seina puutealale jäävat mahtu. Selle jaoks on mul samamoodi toodetud üks template, muidu saab võtta siit Run Tool ja Calculate Space Surface Areas, aga taaskord vaja kokkuhoiu mõttes tõstan template'i peale. Nüüd ta natukene arvutab. Tegelikult seesama template on meil isegi, kes soovib SimpleBeamiga ise katsetada oma mudeli peal, on meil kodulehel minu teada üleval ja on olemas see ka SimSalabeami veebiversioonis. Niimoodi, et sa viskad oma mudeli üles, see template pannakse peale ja antakse teile pinnakatetega mudel vastu. Kes tahab, võib proovida. Nii, ja nüüd include aken on ikka nagu ta on, aga siia Opticide'i aknasse tuli niisugust rohelist massi, mis on siis seinte netopildalad. Need tekkisid tegelikult siia seinaviimistluste alla, eraldi grupp. Ma tõstan selle siia included aknasse, siis on ta meil paremini näha ja ma võtan siit üldse seinad ära, viskan täitsa seinad välja. On siseviimistlus meil olemas. Kõik siin ühte värvi, aga asja uba tegelikult on see, et siin selles samas SimSalabeami presetis on kirjas, et ta teab, et on seinaviimistlus, ta teab oma pindala, aga ta teab ka seda, millise seinatüübiga ta on seotud ja millise ruumiga ta on seotud. Ja varajases faasis me võib-olla ei teagi seda viimistluse täpset asja, on see mingisugune, mis värvi ta on või täpseid asju pole võib-olla teada. Aga kui me teame juba kombinatoorikat, et ta on seotud mingi kindla seinatüübi ja mingi kindla ruumiga, siis see on see, mis annab meile tõenäoliselt päris hea ülevaate. Ja kuidas moodi see asi siis tabelina välja näeb, on taaskord see, et pinnakatted loetakse tabelisse ja kui ma tahan neid nüüd kokku summeerida, siis summeerimine käib lihtsalt, kui ma tahan neid seinatüübi kaupa, et nüüd värvusid nad seinatüübi kaupa ja on siin kokku summeeritud. Võib-olla tahan ma siis hoopiski mitte seinatüübi, vaid ruumide kaupa kõigepealt. On ka lihtsam ja loogilisem. See on nüüd ruumitüübi kaupa, aga kui see on ka liiga üldine, siis on alati variant võtta see seinatüübi ja ruumi kombinatoorika ja sellest lähtuda. Taaskord, export Excel toimib hästi ja export IFC ka täpselt samat moodi nagu raketised. On võimalik siis IFC-na eksportida suvalisest teises tarkvaras seda infot vaadata ja lugeda. Ja mida mul tegelikult kogu see süsteem siin taustal teeb? Ta annab need andmed mul välja ka põhimõtteliselt siis CSV-failina või andmekogumina ühte koondkausta, kus kohast me need pärastpoole kokku saame lugeda.